Ma arvan, et suhteliselt kõrge on Eesti kirjanduse praegune tase, ta on mitmekesine, ta saab nooremaks, mis on ka mõnes mõttes hea, kuigi mina liikun vastupidises suunas. Üha rohkem noori astub siis nii liitu kui ka üldse nii-öelda kirjanduslikule lavale. Kuigi põhiline asi kirjandusega on see, et äkki seal oleks lugejaid. Vot kuidas lugejatega on, ma ei oska öelda, mõni lugeja veel on, aga loomulikult ja kahjuks nende arv väheneb ja aina väheneb, aga see on ka loomulik nähtus üle maailma, ma arvan. Kui ma kirjutan romaani või mingisuguse novelli, siis ma üritan kirjutada vähemalt lehekülje päevas. Mõnikord neid lehekülge võib olla 2-3, aga üks on see miinimum. Mõnikord ma kirjutan, siis kustutan maha ja kirjutan uuesti, aga see vähemalt üks lehekülg peab olema valmis. Mul on nii või teisiti tingimisi mõnes mõttes nagu topeltelu. Ühes oma elu osas ma olen siis oma passi nimega õpetaja, kes elab normaalset elu, õpetab siis lastele inglise keelt ja maksab makse ja nii edasi. Teises minu elu osas ma olen kirjanik selle varju nimega ja minu igapäevane elu on selline, et see on mõnevõrra kahe maailma piiri peal. Ja vot see koht, see Kirjanike Liidu maja, on see koht või see maja, kus ma võin selle oma argipoolsema elu, normaalse, tavalise inimese elu kõrvale jätta ja maha jätta ja natukeseks ajaks keskenduda nii-öelda selle kirjaniku elule ja selle Filimonovi elule. Koolielu on siis nagu seotud rangema ja suurema distsipliiniga. Ma pean olema seal kohal kindlaks ajaks, sest muidu lapsed jooksevad laiali, sest mul on tunnid ja nii edasi ja tundideks peab ka valmistuma. Kirjaniku elu aga jah, on rohkem selline, rohkem boheemlaslik, rohkem sibariitlik, laisem ja selline rohkem nagu ma vedeleksin kuskil rannas klaas veiniga ja vaatleksin seda merd. Samal ajal kirjutades mingit raamatut vana kirjutusmasinat kasutades. Ma ei mäleta, millal ma astusin Kirjanike Liitu. Mäletan ma seda, et mind kutsuti. Üks mu kirjanikest tuttav ütles, et tingimuseks oli see, et pidi olema avaldatud vähemalt 2 raamatut ja 2 soovitust või soovituskirja juba liidu liikmetelt. Ja mul need tingimused siis täitusid ja see tuttav ütles mulle, et miks sa ei astu. Ja ma ei tea, kuidas ta põhjendas ja argumenteeris selle astumise vajadust, aga ju siis ma tundsin, et tal on mõnevõrra õigus ja hakkasin astuma ja see läks kuidagi väga hõlpsasti. See tähendas minu jaoks tol ajal seda, et ma hakkasin vaikselt tasapisi osa võtma igasugustest üritustest, mis siin liidus toimuvad ja toimusid. Tutvusin siis mõne teiste liikmetega. Ma vanasti kirjutasin alati õhtuti ja ainult õhtuti, aga nüüd ma sain teada, et tegelikult ma olen tõhusam, kui ma kirjutan mitte päris hommikuti, sest ma ei ole hommiku inimene absoluutselt. Ma hommikul ei ole suuteline millekski välja arvatud tunni andmine. Päeviti. Pärast kooli, kui ma tulen koju kella 4-5 paiku, vot see on see aeg, millal ma praegu kirjutan. Filimonov on autor. Isegi kui minu raamatul, kui minu romaanis on mina tegelane, pooles minu romaanidest ongi mina tegelane, pooles ei ole. Pooled on kirjutatud nii-öelda 3. isiku vormis, pooled on kirjutatud 1. isiku vormis. See mina tegelane ei võrdu Filimonoviga, ei. Filimonov on lihtsalt autor, lihtsalt see kuju, kes on selle teksti kokku pandud. Ja see mina tegelane, ma loodan ja julgen loota, et iga raamatu puhul on teistsuguse iseloomu, teistsuguse siis välimuse, teistsuguse vanuse, teistsuguse päritoluga. Kõik need muud asjad ma usun ja tahan uskuda, et on erinevad, tahan uskuda, et ma jõuan, et ma suudan
luua selle täiesti uue tegelase või täiesti uue minategelase. Filimonov aga on autor, kes lihtsalt Filimonovi käitumine olmes ei ole päris see, mis on minu selle teise poole, see minu passi nimelise isiku käitumine olmes. Ma küll olen üks ja sama inimene, ma saan sellest täiesti aru, aga nojah, kui me teeme mingisuguseid asju nagu maski taga, siis me kõik tunneme ennast vabamalt ja kuidagi lõdvemalt ja kuidagi avatumalt võib-olla ja mõned, kuigi jah, seda maski juba ammu ei ole, sest juba ammu kõik teavad, kes on Filimonov, teavad isegi nimed pidi, teavad isegi mu passi nime, teavad kõiksugu detaile minu kohta. Siiski mina veel tajun, et see mask on mõnikord ees ja et jah, ma saan Filimonovina endale lubada natuke rohkem, kui ma saan endale õpetajana lubada. Kui me räägime siis sellest, kuivõrd mu raamatud on päris elule toetavad, siis ma ütleksin, et see oleneb raamatust täiesti. Mõnes raamatus on minu päris elust päris palju võetud, päris palju, nagu viimases romaanis näiteks Alicante nimelises päris mitmed juhtumid on võetud kas minu isiklikust elust või minu sõprade ja tuttavate isiklikest eludest. Aga see ei pruugi alati nii olla ja kui me räägime minu sõprade seltskonnast, siis neid seltskondi on ka rohkem kui üks. Ja tõesti, üks neist on täiesti venekeelne, üks neist on täiesti koosneb kohalikest venekeelsetest. Ma ei ütleks, et need on intellektuaalid, sest ma ei tea, kes intellektuaalid on, see on selline kahtlane sõna. Kohalikest venekeelsetest, kõrgharidusega inimestest. Nad võivad olla ka päris kohalikud, kes on siia sündinud, võivad olla ka need, kes on siia, hiljuti on üpris palju neid, kes on siia tulnud seoses sõjaga, kas on Venemaalt pagenud tänu oma siis poliitilistele veendumustele või siis ka näiteks mul on tuttavaid, kes on Valgevenest pagenud, ka Ukrainast kindlasti, nendest ka koosneb minu üks seltskond. Teine seltskond on täiesti, kui me räägime näiteks kolleegidest, siis see on täiesti eestikeelne seltskond ja ma ei saa öelda, et kõik mu kolleegid on minu sõbrad, aga enamusega on päris head suhted mul kolleegidega. Täiesti eestikeelne seltskond. Ja on kolmas, kui me räägime sellest kirjanike ja loominguliste inimeste seltskonnas, siis see on selline segane. Seal on nii venelasi kui ka eestlasi, nii eestlasi kui ka venelasi, nii ka mingisugusest kolmandast rahvusest inimesi. Ja kui ma kirjutan, siis loomulikult ma võtan mõned asjad sealt, mõned asjad teisest kohast, mõned asjad kolmandast kohast ja kuidagi segan need läbi. Aga ma ise arvan, just praegusel hetkel arvan mina, et päris elust võetud juhtumid, vahejuhtumid ja seiklused on võib-olla natuke vähem väärt kui need, mida ma suudan täiesti nullist välja mõelda. Sest kirjandus on ju väljamõeldis lõppude lõpuks. Ja kui see väljamõeldis on selline, et näiteks paneb inimesi kas mõtlema või naerma või nutma või mis iganes tegema, siis see väärib rohkem kui mingi lugu, mis ma võtsin päris elust, natuke siis kohandasin, adapteerisin ja kirjandusena siis nii-öelda müüsin. Ei toimu kõik päris nii, et keegi tuleb tänaval vastu ja ütleb, ma tean, et sa oled kirjanik, hakkame sõpraks. Ei. Kuna juhtunud on nii, et mul ei ole perekonda, ma siis vabal ajal olen suhteliselt selline kohustustest vaba, selles mõttes, et perekondlikest kohustustest ja ma käin võib-olla tavainimesest natuke rohkem ringi, käin natuke rohkem väljas, käin natuke rohkem seltskondades. Ja seltskondades juhtub nii, et on keegi tuttav,
tutvustab mind oma teisele tuttavale ja nii need asjad toimuvadki. Ma ei ütleks, et mul on ilmunud palju uusi sõpru. Ei, ma nagu eristan sõbrad ja tuttavad päris tugevasti. Sõbrad on mul ikka, mul viimased sõbrad ilmusid mul, ütleme, et 10-15 aastat tagasi. Uusi tuttavaid on tõesti palju ja neid on palju iga aastaga, aga nende hulk ja nende isiksused kuidagi on need tõusud ja mõõnad, et ühed tulevad, teised lähevad, teised tulevad, kolmandad lähevad. Nii, see ruum on selline, mis viib meid ja meie vaatajaid nii-öelda Kirjanike Liidu maja kulisside taha. Maja haldjas Ingrid Velbaum-Staub ütles selle ruumi kohta, see on kohviruum. Minu jaoks on alati olnud selline puhketoaks, peotoaks mõnes mõttes. See on nimelt selline ruum, kus liidu töötajad käivad söömas, kohvi joomas või midagi. Mina aga sattun siia alati, kui mingi suur pidu, suur esitlus või suur üritus jõuab lõpufaasi ja siis me koguneme siia need vähesed, kes jäänud on, selle sama laua ümber ja joome, vestleme, räägime igasugust juttu, räägime jama. Ja mis on nende pidude kohta veel huvitav, et need reeglina ei toimu mitte nädalavahetusel, vaid nädala sees. Mis on üks osa sellest, mis teeb nendest pidudest sellise boheemlaslikuma nähtuse, sest kes kolmapäeviti näiteks pidutseb ja joob. Ikka need inimesed, kellel ei ole neljapäeval tööd. Mina välja arvatud, mina teen seda ka, aga ma neljapäeval siis lähen kas või esimeseks tunniks tööle. Nii et jah, see balanss on ka olemas. Mustalaega saal on siis Eesti kirjanduse vist praegune selline keskpaik. See on saal, kus toimub iga teine vähemalt raamatuesitlus. See on saal, kus toimuvad Kirjanike Liidu koosolekud. Siin saalis siis leitakse üksteist inimesed, kes leiavad üksteise inimesed, kes on tolle ajani olnud ainult kirjavahetuses. Minu raamatutes, minu proosaraamatutes ma peaaegu mitte kunagi ei kirjelda ei ruume ega näiteks ka lootust ega ka inimeste välimust mitte. Tegevus ja tegelased ja nende käitumine, nende psühholoogilised alged on olulisemad. Aga lihtsalt ma olen selline inimene, kes arvab, et see ruumi kirjeldamine ja looduse kirjeldamine ja ka isegi inimeste välimuste kirjeldamine on suhteliselt igav. Ma ei loe psühholoogia raamatuid, aga ma millegipärast arvan, et ma saan inimeste käitumiste nagu põhjustest enam-vähem aru. Olen piisavalt nutikas, minu arust olen piisavalt nutikas, et nende käitumisest enamasti aru saada. Küll ma saan sellest aru, kui see ei mõjuta konkreetselt ja vahetult minu oma elu. Kui see käitumine on seotud minu oma eluga ja minu oma ja kui see mõjutab mind kuidagi, kas või armusuhted või midagi sellist, siis ma ei saa mitte midagi aru, miks nad sedasi käituvad. Aga kui ma vaatan seda neutraalsema pilguga ja vaatan seda kaugemalt, siis mulle tundub, et ma saan sellest psühholoogilisest voodrist aru. Mina ütlen, et konkurentsi on ilmselt rohkem kui koostööd, sest tõepoolest ja kirjandus on, mulle tundub, et on selliste üksildaste mängijate värk, et enamasti mitte ükski kirjanik ei ole selline tiimi või võistkonna inimene. Minu tõlkjad. Mul on 3 tõlkjad, kaks suurepärast tõlkjad minu proosat, nendeks on Ingrid Velbaum-Staub ja Veronika Inberg. Ja üks, tahaks öelda, et veelgi suurepärasem, aga ei taha kedagi solvata, tõlgib minu luulet, selleks on Katrin Väli.
Ja siis, kui esimene romaan ilmus ja ma kirjutasin teise valmis, ma lausa panin Facebooki kuulutuse, et äkki keegi soovib eestindada minu teise romaani. Mul ei olnud midagi sellele inimesele lubada, mul ei olnud isegi mingisuguse kirjastuse nõusolekut selle avaldamiseks. Ja Ingrid kirjutas ise, et okei, võtan. Ja nii see koostöö Ingridiga hakkaski. Ja Ingrid on tõlkinud 4 või 5 raamatut, kui ma ei eksi. Veronikale ma kunagi juba märksa hiljemalt, juba suhteliselt hiljuti kirjutasin ise, sest ma teadsin Veronikat kui siis Akunini tõlkijad, kui Ivanovi tõlkijad, kui veel kellegi tõlkijad. Veronika tõlkib üpris suure romaani, umbes 300 leheküljelise romaani, ma ei tea, 4 kuuga. See on minu arust mingi sprinteri kiirus või vormel 1 juhi kiirus. Ja Katrin, kes tõlgib minu luulet, on ka kuidagi ise ennast leidnud. Sest Katrini kohta ma mäletan, et kunagi, kui minu luulet ei olnud veel eesti keelde tõlgitud ja ma avaldasin ilmselt esimese kogumiku vene keeles siin, siis näidati mulle Eesti Ekspressi üht artiklit, mille pealkiri oli umbes, ma ei ole kindel, et ma tsiteerin täiesti õigesti, aga umbes selline, kes see Filimonov on, mille kirjutas Katrin Väli ise. Ta tsiteeris seal minu luulet ja tegi juba selles artiklis väiksed tõlged. Artikli sisu oli see, vaim ja sisu seisnes selles, et talle meeldis see väga, et ta ei oodanud, et siin võiks sellist asja olla ja tollest ajast saadik ma ei mäleta, kas mina kirjutasin, mina ei kirjutanud, ma olin liiga häbelik, et kirjutada. Me saime vist kokku kuskil järjekordses kirjanduse ürituses, siis saime tuttavaks ja sealt tollest ajast saadik me tõlkime üksteist vastastikku ja Katrin tõlgib minu luulet ja ma võin vist öelda, et kõikidest Eesti kirjanikest ta on üks mu parimaid, sõpru, ma võin ka öelda, jah. Või hoopis. Okei, jah, siiski. Nii, üks mu lemmik riike maailmas on Itaalia, kus ma olen mitu korda käinud ja need reisid Itaaliasse on kuidagi väga sööbinud ennast minu mällu ja nii edasi ja sellest on mul päris mitu luuletust. See konkreetne luuletus kannab pealkirja Stracciatella ja kõlab niimoodi. Aga veel seda, et kui isegi avaldada armastust, siis ainult sellisel hetkel, mis alati esineb klassikalistes melodraamades, kui lõpuni on jäänud nii 10 minutit ja režissöör tahab näidata, et nad ealiski ei jää kokku. Mees paneb selga näotu range ülikonna ja sõidab nitsi kohtumisele. Jäätise tootjatega. Nitsi kohtumisele. Aga naine on viimased 2 päeva teda anunud sinna just mitte sõitma, kuna temal on alternatiivne variant. Ja siis lendab ta Hawaiile koos vastikuprillidega Luigiga. Ja juba mängib kurblik lahkumismuusika ja ta vaatab kaamerasse pisar silmas ja 2 avatud nööbiga bluus seljas, kaunis nagu Ornella Muti esituses. Ja mees taob raevukalt rehve, peatudes pensukaset suitsu teha. Aga vaatajad teavad ja režissöör teab, et vaatajad teavad. See kõik on ainult riugas. Sellepärast, et selline ilus paar ei saa jääda kokku jäämata. Aga vastik Luigi jääb jooma oma kalleid mitte kellelegi vajalikke veine ja õgima tonnide kaupa jäätist Stracciatellat, sest et maailma kõiksuse seadused on armulised ja jumalate aeglased ahvid haaravad isegi sellistest arengu umbhaaradest nagu meie vastiku Luigiga.